Tänatakse seminari eest ja öeldakse, et ärgitasite küsima ja kasutan juhust. Eile ka puudutati vabatahtlike osalemise teemat jälle ja see on just minu probleem Kaitseliidus rühma ülemana. Sindrinahad ei käi kohal, nimelt on koosseisu tabelis kirjas, varustus on välja võetud ja ka suurematel kutsetega õppustel käiakse, aga enese rutiinsest vormis hoidmisest aga viilitakse, laskmine, talvelaager ja muu selline, sellest siis viilitakse. Sellest olukord, kus igal õppusel hakkame ABC-st pihta ja pole progressi, sundida ei saa, karistada ka mitte ning telefoni ja uksemüügist on kõrini, lihtsalt ei jõua. Kas on mingit üldisemat laadi soovitust? Ma arvan, et see läheb kokku jällegi ülimalt palju otsustamisega ja sellega, mis on meie standard ja mida me tolereerime, mida me ei tolereeri. Ja jällegi siin, nii kui need esimesed punased lipud hakkavad tulema, see, et tegemist on Kaitseliiduga, see, et on tegemist vabatahtlikega, see, et selle asjaga on liitunud hunnik inimesi, see ei anna õigust mitte osaleda nendel asjadel, mis on meeskonnale jaoks siis vajalikud. Siis on kaks varianti, kas võib-olla selline eelnõu tempo või selline viis selles üksuses olla ei olegi lihtsalt selle inimese jaoks hetkel ja äkki leia mingi muu väljundi või lahendusele inimesele. Ehk siis me ei taha hoida inimesi nimekirjas sellepärast, et nad on lihtsalt inimesed. Sest kokkuvõttes jällegi see ongi see, milleks meie kultuur muutub. Nüüd esimese asjana mina tahaksin lihtsalt teada saada, et kui ma tahaksin endiselt seda probleemi lahendada, siis ma tahaksin tegelikult arutada, miks see nii on. Miks nad ei ole, äkki on asi peres, äkki on asi selles, et nad ei tea, neil pole aeg, mis iganes need põhjused on. Ma tahan aru saada, miks inimesed kohale taha tulla. Ehk siis inimesed ei taha sellepärast kohale tulla, et ja kui ma seda ei tea, siis sundida ja karistada tõesti, sest see ei ole efektiivne meetod üldse niikuinii. Ja telefoni ukse müügist on ka kõrini ja seda ei olegi mõtet uuesti teha, sest saad seda juba proovinud. Need nagu näha ei tööta. Ja mida on vaja teha, ongi vaja olla või konkreetsem oma otsustamise juures, et mis on need tingimused, millised inimesed vaja on. Ja lõpuks siis jääb see, et meil on ainult 10 inimest ja et muidu meil oleks 15. No jah, aga siis vähemalt 10 inimest, kes tahavad asju teha. Versus see, et sul on 10 inimest ja sul on alati 5 inimest, kes kohale tule, kelle pärast on vaja ka muretseda ja teha igasugu muid asju, kes ei taha lõpuks kohale tulla. Ehk siis mina ütleksin selle kohta seda, et jällegi tuleb paika panna need reeglid, millist kultuuri me teeme, mis on need otsused, mis on need piirid, mis on okei, mis ei ole okei ja siis tuleb vastavalt nendest ka kinni pidada ja nendest lähtuda. Väga hea, mulle meeldis, kuidas sa ütlesid, et selgitada välja, miks, sellepärast, et ongi, võib-olla on lihtsalt, et talvelaagris ei käida, kõigil on sama põhjus, külm ei meeldi. Aga võib-olla on see, et igal ühel on mingi muu omavärk, kellel on, eks ole, lihtsalt ei ole enam aega võrreldes selle hetkega, kui ta liitus. Ütleme äkki, mis iganes number inimesi, eks on, kellest me siin räägime, igal ühel 10 on eri probleem, aga võib-olla ei ole. Võib-olla kui hakata uurima, tuleb välja mingi muster. Absoluutselt. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud.
aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtleja, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Eks järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada. Kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage. Kõik lingid, mida me kõike veel teeme, me teeme noortel asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõppu sõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!